miks see teema üldse tuli täna meile päeval. Sotsiaalsed maskid, need on meie eluloo, aga mis on kirjutatud meie keha peal. Ehk meie keha peegeldab seda, kuidas me elame ja meie elustiili ja meie igapäevase töö, igapäeva rutiini. Kõik see on nähtav meie keha peal ja see ongi need sotsiaalmaskid, sest päeva jooksul meie mängime ja teidame täiesti erinevad roolid. Ema rool, abikaasa rool, ülemuse rool, lapse rool, et igasuguseid roolid meie kanname iga päev ja see on normaalne. Ja kõige oluline see, et see selgroo ja see alus, mille peale tulevad kõik need roolid, et see oleks tugev ja selge ja toetatud ja hoolitsetud. Täpselt sellest me räägime täna ja sellega me töötame sinuga igal seansil, sest seansidest meil ei ole ainult töö kehaga, vaid sinu vaimuga, sinu uskustega või meie uskustega, väärtustega ja meie programmeerimisega. Ehk see kõik mida me räägime või mida me näeme või millesse me usume, sellega me programmeerime iseennast. Ja sotsiaalmaskid, nad töötavad niimoodi, et sa nägid näiteks, kui on väga selline meeldiv inimene või selline siiras, soe, siis sinu usaldus palju kergemini avaneb selle inimese vastu. Kui inimene on sellise kurja näoga, siis sa oled ettevaatlikum. Ja see on normaalne ja täpselt sellepärast me rääkisime sinuga, et kui meie välimus müüb meid, kui hea ema, kui hea ostja või kui, ma ei tea, tubli abikaasa, ei ole vahet, aga meie nägemus või välimus ta näitab, mis sees on ja vastavalt sellele teised inimesed reageerivad. Aga oluline mitte eputada või teistele näidata seda, mis ei ole tegelikult. Oluline see iseendaga olla balansis, iseendaga olla rahul ja tunda ennast, tunda oma mõtted, oma tunned, oma soovid ja võtta neid otsuseid, mis vastavad sinu soovidele, sinu väärtustele, sinu eesmärkidele. Ja kui rääkida sotsiaalmaskidest ja mida me sellega saame teha, ma usun, et ma ei ütle sulle täna mitte midagi uut, aga ma näitan seda sama info, mida sa tead teise nurga pealt ja räägime, mis sellega saab teha, et üks asi teada, me ei ole infohoolikud, et üks asi on teada, teine asi on seda ette võtta ja midagi sellega teha. Ja meie inimese keha, see on meie elu kirjeldus, mis on kirjeldatud läbi meie keha ja seda on näha. Ja meie mängime erinevad roolid, kas ema, ülemus, ostja, jalakäija, müüja või päästja, kes iganes. Kõik need roolid, nad jäävad meie keha peal ja need roolid meil on vaja hästi ja kvaliteetselt teida ja sellega seoses kõik need roolid jäävad meie keha peal. Ja tänane inimene, ta enam ei märka seda, et ta elab pinges, sest elu on nii kiire, stressi on nii palju, igasuguseid uudiseid, mis me näeme, kuuleme ja isegi kui ei vaata telekast uudiseid, siis niikuinii nad tulevad meile ellu. Kõik see jätab meile mingisuguse nagu mure või stressi keha sees ja meie enam ei märka, sest on nii palju tegevused ja nii palju asju, mis tuleb päeva jooksul teha, et lihtsalt ei jõua seda kõike märkata ja keha lihtsalt kogub ja kui ei anna toetuse oma kehale, siis üks päev see lihtsalt tuleb välja kas või pingega kehas või
haigustega, kui sellest ei ole piisav, et meie saaksime aru, et tuleb enda eest hoolt kanda, siis tulevad veel mingid raskemad võimalused enda peale tähelepanu pöörata. Aga meie eesmärk ei ole oodata seda, millal keha hakkab juba karjuda, et halloo, perenaine, võta ennast kätte ja tegele minuga. Aga me hoolime sinuga sellest, et tunda ennast hästi, kui täna, homme ja 20 aasta pärast. Ja kõige rohkem näha on näo peal meie sotsiaalsed maskid, milline sa oled, sest see, mis rooli me teidame, see jääb meile keha peal ja näo peal ja samal ajal see, mis meil on sees, kui sa oled õnnelik, siis sa saad ainult õnne jagada. Kui sa oled kuri õnnetu inimene, siis sa ei saa mitte midagi muud jagada kui oma paha tuju. Ja sa võib-olla märkasid seda, et kui inimene on selline siiras, armas, siis seda on näha näo pealt. Kui inimene on väga selline kuri tõsine, siis me oleme nagu rohkem tähelepanelikum või ettevaatlikum selliste inimestega, sest tuleb korralikult vaadata, kellega tegu on. Ja mõnikord ei ole vaja inimese käest küsida, et kuidas sul läheb. Täiesti piisab lihtsalt vaadata ja lugeda, mis on elu kirjutanud tema keha peal. Need on sotsiaalsed maskid, mis meie kanname iga päev. Ja ma ei ole siin selleks, et hirmutada, aga me vaatame sinuga koos, mis sellega saab teha, sest vahest ei ole piisav lihtsalt puhata, et jah, me vesime ära ja tundub, et okei, praegu sõidan puhkusele, puhkan ja unustan kõik asjad, mis mul on olemas, aga tegelikult, kui me kuskil sõidame ära kaasa, me võtame iseennast oma muredega, oma mõttedega ja kõik see jääb meiega nii kaua, kui meie ei saa siit sellest lahti ja mul oli kogemus, kui psühholoog töötas inimesega ja ta ütles, et juba 5-6 seanssi neil on läinud, aga siiamaani ta ei saa nagu ulatada nagu põhimuredeni selle kliendiga. Ja see on normaalne, see on meie kaitserežiim, kui aju kaitseb meid selleks, et me uuesti ei ela läbi neid kõik rasked olukorrad, mis meil on olnud. Ja kui rääkisime selle psühholoogiga ja lepsime kokku, et mõned seansid teen mina, töötan kehaga ja siis jätkab psühholoog. Ja see oli meil kõige targem otsus, sest kui läbi keha me saime lõgastada keha, siis keha annab signaali ajule, et halloo, sõbranja, meil on kõik hästi, lõgastu, lõdvesta ja siis saab kõik hästi. Ja tõesti, kui tema keha oli natukene juba lõgastatud, siis psühholoogiga töö ei läinud ka sujuvalt ja palju efektiivsem. Ehk see töötab nagu kahte pidi, kas või läbi meie aju me ulatame sinna, et lõgastuda ja võtta pinget maha või läbi keha, sest kui kehas on pinge, mis tekitab vahest mitte ainult füüsilist tööst, vaid meie mõttedest. Ja kui me saame läbi keha lõgastuda, siis see mõjutab ka meie vaimse tervisele. Ja mõnikord lihtsalt inimene mõtleb, et okei, ma pikutan natukene või magan hästi ja tulevad nädalavahetused, siis ma puhkan hästi ja siis kõik saab korda, aga tegelikult vahest sellest ei ole piisav. Ja mida siin saab teha? Siin saab töötada kahte suundadega. Et üks variant või üks suund on see, et me töötame vaimsel tasemel või sellisel kõrgel tasemel, kus meie
uskumused, väärtused, meie programmeerimine, kuidas me iseendaga räägime ja mis meie põhiprintsiibid juhtivaid meid. Sellega me töötame ja teisel suunal me töötame läbi keha, töötame läbi lihased, läbi pinged, selleks, et seda maha võtta ja lõgastuda. Ja siis, kui sinu keha on juba lõgastunud, siis sa tunned, et kuidagi on kergem elada, kuidagi kergem olla omas kehas ja sul tulevadki sinu oma mõtted, mitte see, mis nagu igalt poolt kuidagi juhuslikult tulnud, aga sina tunned iseennast paremini. Tunned kui vaimselt, nii ka füüsiliselt. Ja väga tihti valu algab mitte kehas. Vahest lihtsalt keha, see on juba lõpp-punkt või lõpp-peatus, kus juba keha karjub, et meil on midagi on valesti, tuleb midagi teha. Ehk keha juba näitab, et meil on juba palju pinget olnud. Et oluline alustada isegi meie nagu mõttedest, meie programmeerimisest. Ja mida me teeme seansidel, me kasutame neid mina kasutan neid ESTM, need on blade massaaž või massaaž nugadega. Mida see tähendab? Et need noad, kui nad liiguvad keha peal, nad saavad nii sügavalt töötada ja leida kõik need kohad, mis ühtegi meister ei saa leida kättega või teiste instrumentidega. Need blade'id, nad näitavad seda, mis sul kehas on ja kui me leiame need pinged, kui me leiame need kohad, töötades nendega keha lõgastub ja siis tuleb ajule signaal, et meil on kõik hästi, ei ole enam ohtu, saab lõgastuda ja siis, kui keha lõgastub, siis sina tunned ennast paremini ja väga tihti ma kuulan inimestelt, et peale seda massaaži ma tunnen, et vereringi kuidagi paremini läinud ja lihtsalt ma tunnen ennast nii kergesti ja nii mõnusasti, nagu 1000 kilosid on maha võetud ja ma lendan ja olen energia täis, isegi kui see oli lõgastav massaaž. Et need blade'id mulle meeldivad, sest nad väga efektiivselt töötavad, et sulle vahest täiesti piisab 1-2 seanssi, et sa tunneksid täiesti nagu uuesti sündinud inimene. Ja ma vaatan, et tänane inimene tänase väljakutsedega, kui ta oskab taastada oma hea olu, oma keha, oma enesetunne, siis see enam ei ole luksus, et võtta endale seansi massaaži, aga see on juba hea kvaliteetse elu osa, mida tuleb enda graafikutesse lihtsalt sissestada, panna, et tunda ennast hästi ja tunda ennast efektiivselt, sest elu on nii kiire, et meil on vaja jõuda kõige teha ja teha nii, et meie päeva lõpus ei sure ära sellest, et väsinud nagu töötav hobune või nagu tööloom, aga et sa tunneksid ennast hästi enesekindlalt ja tunned, et sul on nii palju energiat, et saad terve maailma teha paremaks. Ja seansidel me töötame sinu kehaga, sinu vaimuga, sinu pingega ja sinu sisemise tunnetega, et kes sina oled. Ja siis peale seansi, kui sinu keha on lõgastatud, siis sa lõpuks saad tunda iseennast, seda baas, seda põhiosa, mille peale tulevad kõik need sotsiaalsed maskid, millest me täna sinuga rääkisime. Sest kõik need maskid on vajalikud, kõik need roolid on vajalikud ja neid tuleb täida ka hästi ja kvaliteetselt. Aga kui me oleme ise läbi, meie ei saa enam seda kannatada. Vaat, täna rääkisime sinuga sotsiaalmaskidest, tervisest ja kuidas selle infoga saab edasi elada, et teha oma elu paremaks.
sinuga näeme juba varsti, kas või seanssidel või siin eetris. Minu nimi Natalja ja ma olen siin selleks, et jagada sinuga seda, mis ma näen, mida ma oskan, mis ma jälgin igapäevasest elust või minu tööst ja selleks, et olla kursis, sa võid jälgida, sa võid tulla seansile ja sinuga varsti näeme.